Austatud kuld- ja hõbemedalite omanikud, head koolide juhid ja külalised. Homne päev on siis omariikluse taastamisest möödub 19 aastat. Teie olete täpselt nii vanad. Ja see aeg, 19 aastat, on olnud uskumatult huvitav. Teie olete ju sündinud Marlimähkel. Ja seda Marlimähkme aega oskavad teile kirjeldada teie vanemad. Juba 2-3 aastat hiljem teie nooremad eakaaslased ei tea sellest midagi. Nemad on juba pampersides. Te olete elanud sellises Eesti elus, mis on vähe paremaks läinud. Ma julgen seda täiesti väita. Vaatamata sellele, et meil on olnud mõned aastad või veidikene kehvemad. Kuid siiski on elu läinud paremaks. Globaalsemas mõttes kõigi jaoks laiemaks on avardunud maailm, on avardunud teie maailmavaade ja nii edasi. Ja teie, kes te olete nüüd nii-öelda 20-aastased ja kes on sündinud ja kasvanud Eesti ajal, kes ei mäleta ega ei tea nii-öelda seda Vene aega okupatsiooni nõukogude aega, ükskõik kuidas me seda nimetame. Peate hakkama elu juhtima juba 10 aasta pärast, kui mitte varem vastu otsuseid. Sellest kogemusest lähtuvalt, mis teil on endil. Ja teil puudub see varajasem kogemus, mis on olemas meil. Meie võib-olla niisugused otsused on tehtud võib-olla teatud kartustega. Mõeldes just sellele ajale, mida teie ei mäleta. Teie otsused, mida te teete, on sellest, mida teie teate. Ja lugedes täna Maalehest härra Adamsi artiklit, siis tema rõhutas seda just, et peab mäletama minevikku. Need ohud tegelikult, mida meie põlvkond on tundnud, ei ole tegelikult kusagil kadunud. Aga meil on lihtsalt olemas kogemus vanematel, et nendega toime tulla, neid mõista, neid näha. See ei tähenda seda, et mina teis kahtlen. Ei kahtle. Ma arvan, et iga põlvkond on eelmisest targem, eelmisest julgem ja me võime usaldada. Sest et vabadus ilma kindlustundeta tuleviku ees ei maksa mitte midagi. See vabadus, kus teie olete kasvanud, selle kindlustunde iseendile, oma lastele, aga ka meile, kes me oleme sellel ajal juba pensionil, selle kindlustunde peate looma teie. Ja ma usun, et te saate sellega hakkama. Sest te olete ju tänagi siia tulnud jääma parenik. Kellele siis veel saame toetada, kui mitte teile? Kes te olete oma õppimistes mõelnud juba tulevikule, ega muidu ei oleks teil seda medalit. Ma ei usu, et õppisite iseenda või oma kooli heaks, vaid et tegite ikkagi seda eelkõige endale mõeldes. Ja inimese niisuguse karjääri ja edaspidise elu osas on 2 olulist asja. See on kodune kasvatus, mille olete saanud, ja koolilt saadud haritus. Inimene õpib kogu elu, aga kui teil pole seda baasi, mis teil hetkel on olemas, head noored, see on kõige olulisem baas, mis teil on. Siia saab ainult juurde panna, ja te teetegi seda. Aga kui teil seda ei oleks, siis raske seda saavutada. Kui mitte võimatu, on juba raske. Ja loomulikult teine on kodune kasvatus. Minu siiras tänu teie vanematele,
teie vanavanematele, lähedastele, et te olete just sellised noored, nagu te olete. Ja ma usun, et neid väärtusi, mida te olete kodust kaasa saanud, oma lähedastelt, oskate te edasi anda ja see on teis endis olemas. Oskate seda ka enda ümbritsevatele inimestele, oma järgmistele kaaslastele edasi anda. Täna veel peale niisugust ametlikku osa ma sooviksin väga, et me viiksime läbi väikese vestlusringi. Tõepoolest, et igaüks, kus siis ka juba mina siin istun, ütleb paar sõna iseenda kohta. Ja mind väga huvitaks ja ma usun, et huvitab ka koolidirektorid. Mis edasi tegema hakkate? Kuhu kooli te lähete ja mis mõtted on teil tuleviku osas? Ja ma usun, et võib-olla oleks teil ka mõni väga konkreetne ettepanek. Võib-olla üldse meie haridussüsteemi kohta, võib-olla oma kooli kohta või kuidas, milline on meie Järvamaa haridustase. Teid vaadates ma ei kahtle selles, et see on väga hea. Ja ma usun, et võite seda julgelt teha, sest nüüd ei ole koolidirektorid enam teile õpetajad, keda te peaksite kartma, kuigi ma usun, et te olete seda pidi teinud, vaid nad on kindlasti ka huvitatud ka kriitikast või ettepanekutest, hea soovitist ettepanekutest, mida võiks teie nooremad eakaaslased, millest võiks osa saada. Aga ma panen siia Anne ja ma annan teile üle tänutäheks selle tugitöö eest, mida teinud olete. Ja mõnes mõttes ka avansina, mida te tegema hakkate, väikesed need. Kuldmedaliga lõpetasid kooli Mari Angerjas Paide gümnaasiumist. Laksutan Kristiine Kuremaa Paide gümnaasiumist. Aitäh sulle ja edu edaspidiseks. Marie Reilmann Paide gümnaasiumist. Märko Soreesov Türi gümnaasiumist. Reino Mänd Türi gümnaasiumist. Hõbemedaliga lõpetasid kooli Kärpäi Paide gümnaasiumist. Kertu Margus Paide gümnaasium. Kaisa Pelt Paide gümnaasium. aitäh. Kristjan Kanarvik Järva-Jaani gümnaasiumist. Teile siis ka Paravete keskkool. Teile Järupõld Paide ühisgümnaasium. Aitäh, edu edaspidiseks ja suuri tegusid. Tähtis Alla Türi majandusgümnaasium. Kertu Kassan Türi majandusgümnaasium. Aitäh veel kord ja suured tänud ka koolijuhtidele, et te olete loonud oma koolist sellise